Saaremaalt Võhma külast viidi ühel talvehommikul perenaine Annela külmetusega haiglasse. Tema koerad Irma ja Elsa võttis enda hoole alla naabrimees Olev. Aga haiglas pööras aeg kahjuks perenaise jaoks saatuslikuks. Elusana naine haiglast enam koju ei tulnudki. Nüüd ongi Saaremaal Võhma külas oma saatust ootamas 2 suurt koera. 2 seni tublit majavalvurit Irma ja Elsa on sattunud väga täbarasse olukorda. Kadunud perenaise poeg õpib praegu Rootsi ülikoolis ning ei saa loomade eest hoolitseda. Hetkel on majavalvurid veel naabrimees Olevi hooldada. Perenaine nagu sai lõppes ära ja nüüd peremees on Rootsis, poeg on ka nendel Rootsis ja koerad ootavad uut peremeest. Halb on see, et nad on kogu aeg koos olnud, et neid ei saa nagu päris ühe kaupa ära anda. No jah, eks sellega tekib raskusi. Nad on jah täielikult koos nagu olnud. Nad on emased koerad, aga nad on lõigatud nii, et nendel nagu järglasi ei tule. Ja ära anda oleks nad koos elektroonilise koera aiaga, et nad ei saa õuest välja minna. Nii et ootavad omale toredat peremeest või perenaist. Aga vaatame juhtumit laiemalt. Mida teha, kui teie naaber sureb ning lemmikloomad jäävad ilma hoolde? Alati on loomade kantseldamise kohustus pärijatel. Nemad peavad tagama, et need koerad ei jääks, või loomad üldse ei jääks siis unarusse, et nendel oleks toit ees. Pahatihti küll on niimoodi, et pärija küll tahab seda maja saada, aga loomad on nagu täiesti üleliigsed. Antud momendil ei ole ka päris selline olukord, et perepoeg on Rootsis ja tal on väga raske ka organiseerida. Et suured tänud, et naabrid on toitnud, aga ega kaua sa jõuad. Aga nüüd pärijatele jälle öelda, et alati saab pöörduda ka meie seltsi poole. Me teeme koostööd ajakirjaga, ajalehega Soov, kes siis meie kuulutusi ilma rahata avaldab ja alati on võimalik abi otsida, et ega nendele loomadel on ainult aega vaja. Et praeguse Saaremaa juhtumi puhul on samamoodi, et me saaksime, et kui naabritel oleks natukenegi veel tahtmist ja viitsimist, et me aitame ka toiduga ja hakkame nüüd seda kuulutama, et kindlasti me leiame nendele kodud, aga see võtab natuke aega. Kuidas saaks nendel puhkudel aidata loomade varjupaik? Varjupaigaga on hoopis teine teema. Varjupaigaga on selline teema, et varjupaik ei pea loomi vastu võtma. Juhul, kui omavahel kokku ei lepita või siis neid pidamiskulusid kinni ei maksta. Seadus reguleerib niimoodi, et juhul, kui inimesel ei ole pärijaid, siis nad lähevad omavalitsuse vastutusele ja siis tuleb alles varjupaik mängu, aga pärijad saavad kindlasti varjupaigaga rääkida, võib-olla nad saavutavad kokkuleppe, annavad sinna toidu ja või raha, et seda tasub alati proovida, aga varjupaigal ei ole kohustust loomi vastu võtta. Vahel juhtub, et inimene viib salaja loomakese lemmikloomade varjupaiga värava juurde ja seob ta paelaga värava külge. See on aga looma hülgamine ning on karistatav. Pahatihti tehakse niimoodi, et siis arvatakse, et raha ei taha maksta, et isegi vähe ja et lähme seome vaikselt. Ta kuskile varjupaiga värava külge kinni. Tegelikult on tegemist sel puhul looma hülgamisega. Ja sellisel juhul tuleb valus laks, et see on seadusega keelatud ja looma hülgamine on looma hülgamine, et kas ta läheb varjupaiga värava külge või kuskile metsapuu külge, et see ei ole küll normaalne tegu ja see on ka karistatav. Looma hülgajad on ka vahele jäänud, et viimane, mis meelde tuleb, kus oli kohe videopildil, oli ka see Tallinna juhtum siis, kus loom lihtsalt seoti kinni, kaamera salvestas, ta jäi vahele, nüüd praegu inimene protsessib ja andis asja kohtusse, et umbes tal tehakse veel liiga, aga ega neid hülgajaid jääb üksjagu vahele ka. Aga on ka viimane kurb võimalus. Kõige viimane variant on alati eutanaasia ja seda ka kasutatakse kahjuks, et isegi seda samast väikest aega nüüd ei leita, ei viitsita, ei jännata 2, aga siin tasuks jälle moraali lugeda inimestele, et tegelikult Eesti talupoja kultuuris on niisugune praktika, et sellel korral lõigatakse lihtsalt kõri läbi või pannakse roikaga vastu pead. Tegelikult on see keelatud, hukata tohib ainult veterinaar. Ka see maksab, aga siis ta on vähemalt seaduslik. Teistpidi on tegemist kriminaalasjaga, looma julm kohtlemine ja kui ta surma saab, sellisel juhul te olete kriminaalkurjategija mingi genitapmise pärast. Ei tasu vaeva näha. Nüüd tagasi Saaremaale Võhma külla. Seal on Olev Pihlil juba endal 4 koera ja ta ei saa naabri kutsade eest lõputult hoolitseda.
Natuke aega on mees veel nõus ootama, aga siis tuleb teha nii, et koerte lahkumine oleks väärikas ja valutu. Ent seegi maksab. Õue nad siiamaani kedagi ei ole lasknud, nad valvavad, annavad märku kohe, kui keegi üritab lähemale tulla. Kandsime hoolt nende pereliikmete eest ja nüüd kanname hoolt ka koerte eest. Ei taha ju neid magama panna, see on viimane võimalus. Oleks hea. Nad on hästi lastesõbralikud ja sellised mängulustilised koerad. Aga sul on ka ju eramajapidamine, miks sa neid endale ei taha? Mul niigi 4 koera. See on elu ja eks meiegi lugu on üks inimlikkuse ja mõistmise proovikivi. Kui kellelgi oleks vaja 2 tublit lastesõbralikku majavalvurit, võiks Olevile helistada. Tema telefon on 534 01 090. Irma ja Elsa vajavad kiiresti uut kodu.